Täna toimub ka avatud uste päev. Mis emotsioonidega te selle vastu võtate või mis tunne on? Jaa, et täna siis on Astangu avatud uste päev ja kui ma nüüd vaatan, kui palju inimesi siia täna on tulnud, siis ikkagi südame alt teeb nagu soojaks, et avatud uste päeval on võimalik siis tutvuda Astangul õppimisvõimalustega. Meil on erinevad töötoad oma nagu kõikidest nagu valdkondadest, mis meil siin on võimalik õppida, kas siis abipagariks, abikokaks, IT-valdkond, puiduvaldkond, kaubandusabitöötaja valdkond ja ka samamoodi meil on eraldi kursus veel ka selle jaoks toevajadusega noorele, kelle emakeel ei ole eesti keel, aga kes soovib eesti keeles teha edasihüpet. Mõte korraldada Astangu kutsemeistrivõistlused? Mõte tuli meie enda õpetajatel ja nad käisid vaatamas seda kutsemeistrivõistlusi lausa Leedus ja Kaunases, et kuidas on see läbi viidud. Ja sealt saime veel indu juurde, et me võiks ka nagu, kui Leedus juba tehakse, siis võiks ka nagu Eestis teha kutsemeistrivõistlustel 3. tasemele, abikokkadele, abipagaritele, et nad saaksid nagu näidata oma oskusi, mida nad siis on Astangu keskuses või ka nagu siis üle Eesti nendel erialadel omandanud. Mis on täna teie jaoks kõige tähtsam või olulisem sündmus? Meie jaoks on kõige olulisem sündmus kindlasti ei ole see, et keegi võidab, vaid tähtis on osavõtt. Tähtis on see, et noored muutuvad läbi sellise võistluse enesekindlamaks ja teiselt poolt me saame ka näidata seda, et abipagaritel ja abikokkadel on tegelikult suurepärased oskused teha küpsetisi, sest väga sageli on niimoodi, et võib-olla tööturul ei nähta seda ütleme siis varju jäänud inimest, kes on neid saiakesi teinud või pannkooke või kukleid, et see on ka nagu oluline sõnum meie poolt näitamaks, et inimesed, kes õpivad abikokkadeks, abipagariteks, neil on oskused, millega siis tööturul pärast hakkama saada. Siia valge kasti juurde, räägi täpsemalt, mis see on ja mis siin tegema peab? See on väikene valge fotoboks, mida me oleme kasutanud nii tundides, aga ka meie foto- ja videoringis. Et siin saab nüüd praegu katsetada sellist asja, kuidas inimportreel mõjub värviline valgus. Ehk siis õpilased saavad proovida, kuidas inimene muutub erinevates valgustes. Meil on üks õpilane kuvaõppest. Sa oled nüüd esimest aastat siin, et mis tunne on ja kuidas sa oled hakkama saanud? Päris elevil, päris palju asju olen teada saanud ja loodan, et leian erialasid. Aga mis siin kutsevalikus kõige huvitavam kogemus on olnud seni, et mis sulle kõige rohkem on meeldinud? Kõige rohkem meeldinud siin kutses on see, et siin saab hästi palju asju õppida, et see ongi kõik huvitavam, sest ma ei suutnud oskuda, et siin on nii palju asju saab õppida. Et kõik õpetajad ja kõik toetavad sind ja ütlevad, et tule proovi neid asju, et ära karda, et need tulevikus tuleb sulle kasuks. Mis soovitused sul oleks noorele, kes tahab kutsevalikusse tulla, aga ta ei julge või tal on hirm? Et mis on sinu 3 soovitust? Minu arust esimene soovitus on kindlasti see, et ära karda, et õpetajad aitavad sind ja kõike, et nad saavad aru, et see on nagu sulle uus asi, aga nad tulevad toime ja toetavad sind. Ja teine asi on see, et kindlasti tasub kõiki asju proovida. Kui mõni noor praegu vaatab seda videot ja pole kindel, mida edasi teha või lapsevanem ei tea, mida lapsega edasi teha, mis sa neile soovitaksid? Püüdke kindlasti õppima minna edasi, et on see siis mõni eriala või siis sellel aastal siis kutsevaliku õpet enam küll ei toimu, aga 1. juulist on võimalik minna ettevalmistavasse õppesse, kus on väga palju sarnast ka kutsevaliku õppega, et oluline oleks, et koju ei jääks, et leida aastaks endale koht, kui on ainult aastane õppekava või siis mitmeks aastaks, kui on pikem õppekava, et tulla kodust välja ja püüda siis õppida uusi oskusi ja teadmisi, see oleks minu soov täna.